Päevakorrapunkt: Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele peatada ajutiselt kõigi tuuleparkidega seoses algatatud planeeringute menetlemine edasilükkava tähtajaga kuni ajakohastatud infraheli mõõtmiste metoodika ja selle helirõhutasemete piirväärtuste kehtestamiseni" eelnõu 569 esimene lugemine. Ja ütlen kohe ette ära, et selle eelnõu vastuvõtmiseks otsusena on vajalik Riigikogu koosseisu häälteenamus. Ja nüüd palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli hea kolleegi, Riigikogu liikme Evelin Poolametsa. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, lugupeetud Riigikogu liikmed. Kõnealuse eelnõuga tehakse ettepanek Vabariigi Valitsusele peatada ajutiselt kõigi tuuleparkidega seoses algatatud planeeringute menetlemine edasilükkava tähtajaga, kuni on kehtestatud infraheli mõõtmise metoodika ja selle helirõhutasemete piirväärtused. Eestis ei ole täna kehtivaid normatiivakte, mis suudaksid adekvaatselt reguleerida tänapäevaste suurte ja võimsate tuulikute mõju. Tervise- ja keskkonnamõjude hindamine põhineb osaliselt eksperthinnangutel, osaliselt laenatud metoodikatel, kuid puudub riiklik ühtne teaduspõhine raamistik. Meie õigusruum ei suuda hetkel sammu pidada tehnoloogia arenguga. Kui näiteks 2002. aastal kehtestati määrus infraheli piirväärtuste kohta, oli suurim maismaatuulik Eestis alla 1 megavatise võimsusega. Tänaseks on tuulikute kavandatud võimsused tõusnud üle 6,5 megavatti ja rohkemgi. Need on teistsugused seadmed, nende labade läbimõõt võib olla kuni 200 meetrit, tipu kõrgus kuni 300 meetrit. Ja nendega kaasnevad impulsilised infrahelilained, mille levik võib ulatuda kümnete kilomeetrite kaugusele. Eestis puuduvad piirväärtused väliskeskkonna infrahelile. Seega ei saa me täna öelda, kus lõpeb lubatud häiring ja kust algab terviserisk. Planeeringu- ja ehitusmenetlused siiski kahjuks jätkuvad. Tegelikult tuleks peatada kõik tuuleparkide planeeringute menetlused, kuni on olemas järgmised tingimused. Esiteks, tänapäevane metoodika infraheli mõõtmiseks, mis on kohandatud kaasaegsete tuulikute tehniliste omadustega. Kehtestatud helirõhutasemete piirnormid madalsageduslikule mürale ja infrahelile nii siseruumis kui väliskeskkonnas. Riiklik mõõtevõimekus, laborid, spetsialistid, kes suudavad seda heli usaldusväärselt mõõta. Sõltumatud juhendmõju hindajatele, mille alusel saaks hinnata müra, vibratsiooni, varjutamise ja infraheli mõju keskkonnale. Praegust kaost ja tühimikku on riik ka ise tunnistanud. Selle kinnituseks on 2024. aasta juulis välja kuulutatud riigihange number 280536 pealkirjaga "Tuuleparkide mõju võrdlev analüüs ja juhend mõju hindajatele". Selle hanke eesmärgiks oli koostada juhend, mis baseerub võrdleval analüüsil välisriikide, nende seas vähemalt Soome, Taani ja Saksamaa, mere- ja maismaa tuuleparkide rajamise, kasutamise, keskkonnamõju hindamist puudutavatest regulatsioonidest, normidest ja metoodikatest ja juhenditest, praktikatest, keskendudes mõjudele nagu välisõhus leviv müra, madalsageduslik müra ehk infraheli. Ja analüüsi tulemustele tuginedes peaks riigihanke võitja välja pakkuma konkreetsed ettepanekud Eesti tuuleparkide senise keskkonnamõju hindamise, KMH ja KSH praktika kvaliteedi parandamiseks välisõhus leviva müra,
madalsagedusliku müra, vibratsiooni ja varjutamise efektiivsemaks hindamiseks. Ja lisaks koostada juhend, mille alusel hinnata just madalsagedusliku müra, infraheli ja vibratsiooni mõju. See juhend valmis nüüd märtsikuus, kuid võib öelda, et see juhend on suhteliselt üldine, aga see juhendi tellimine näitab, et ka riik ise kinnitab, et praegune süsteem ei ole piisav. Meil puuduvad vajalikud teadmised ja meetodid, aga samal ajal jätkub üle-eestiline tuuletööstuse arendamine. Eestis ei ole täna ühtegi laborit ega ettevõtet, mis suudaks mõõta infraheli impulsse madalsagedusalal alla 20 hertsi baassagedusel piisava täpsusega. Terviseameti füüsikalabor suudab mõõta üksnes 1/3 oktaavribade kaupa alates 20 hertsist, kuid see ei ole piisav, et tuvastada impulsiivset infraheli, mis on tänapäevaste tuulikute tüüpiline kõrvalprodukt. Kui rääkida impulsiivsest infrahelist, sealjuures saame ka rääkida sellest kuuldavast helist, mis tekib olukorras, kus tuulikulaba möödub tornist. Ja see, kuidas seda müra hinnata ja mõõta, on probleemne, kuna ei ole välja suudetud töötada ka metoodikat, kuidas seda modelleerida, ja seda seetõttu ei arvestata ka müra modelleerimisel. See tähendab, et me tegelikult ei tea, milline selline impulsiivne müra mõju on, ja me ei saa ka seda reguleerida. Ja kuidas see kõik mõjutab inimest? Me teame, et infraheli ja madalsageduslik müra võivad põhjustada unehäireid, ärevust, vererõhu kõikumist, keskendumisvõime langust, peavalusid, pearinglust, südame rütmihäireid, kroonilist väsimust ja isegi muutusi aju- ja sisekõrvakeskustes. See ei ole teoreetiline oht. Saarte vallas Sopi-Tootsi tuulepargi ümbruses on vähemalt 4 peret pidanud kodust lahkuma, kuna elukeskkond muutus pärast tuulikute käivitamist talumatuks. Kohalikud omavalitsused ja riiklikud institutsioonid ei ole saanud neid aidata, sest puudub seaduslik mehhanism, puuduvad mõõtmised, puuduvad vastutajad. Ja seejuures ei arvesta ka praegune olukord tuuleparkide kogumõju. Planeeringute menetluses hinnatakse iga tuuleparki eraldi, kuid koosmõju ehk kumulatiivne müra mitme lähestikku asuva tuulepargi korral võib olla palju suurem. Ja see võib ka ületada öist sihtväärtust. Ja Eestis ei ole seaduses määratud ka minimaalset kaugust tuuliku ja elamu vahel. Üldplaneeringutes on soovituslikud kaugused 1000 meetrit elamutest, 2000 meetrit tiheasustusaladest. Samas võrdlusena samas juhendis on toodud, et Saksamaal ja Taanis on kasutusel kaugused 1500–3000 meetrit, sõltuvalt seejuures veel tuuliku võimsusest. Samal ajal, kui plaanitakse Eestis tuulikuid rajada alla 1 kilomeetri kaugusele elamutest, ilma et me teaksime sealjuures, milline on selle mõju tervisele. Seetõttu ei saa niimoodi jätkata ja head kolleegid, me ei saa oodata, kuni 10 pered üle Eesti peavad kodudest lahkuma, kuni inimesed jäävad haigeks või kui lapsed ei saa rahulikult magada, õppida või kasvada. Me ei tohi lubada, et Eesti inimene muutub oma kodus planeerimisvigade pagulaseks, ja tuuletööstuse arendustega ei tohi enne edasi minna, kui on olemas kehtivad infraheli ja madalsagedusmüra piirnormid, on ajakohastatud riiklikult kinnitatud mõõtemetoodika, on loodud võimekus mõõta infraheli õigesti ja erapooletult, on olemas sõltumatu juhend mõju hindajatele,
mis tagab kvaliteetse ja ühtse hindamise praktika. Hoidkem oma inimeste tervist. Ma tänan kuulamast ja olen valmis vastama küsimustele. Suur tänu, lugupeetud ettekandja, ja küsimusi teile tõepoolest on. Martin Helme, palun. Aitäh. No ühest küljest tundub täiesti uskumatu, et meil on juba aastaid ehitatud tuulikuid, ilma et meil oleks mingisugused päris normid. Me teame, kuidas ametnikud meile räägivad, et meil on normid ja neid on kasutatud, mõõdetud ja nende normide järgi mõõtmisega ei ole tuvastatud mingeid probleeme, aga siis, kui sa neid norme lähemalt hakkad vaatama, siis tuleb välja, et nad tegelikult ei ole adekvaatsed selle mure mõõtmiseks, mis meil siin praegu laual on, ehk siis madalsagedusheli. Ja peaks ju olema iseenesestmõistetav, et kui kümned inimesed Eestis ja ka mujal maailmas, kus neid tuulikud on kaua olnud, kurdavad, et see mõjutab nende tervist, et siis seda peaks uurima ja seda peaks kontrollima ja siin peaks nagu riik olema ikkagi selle nii-öelda nõrgema poolel. Aga mul küsimus, et mida siis inimene tegema peab? Tuulikuid muudkui meil planeeritakse, ehitatakse, tahetakse teha, et kelle poole siis inimene pöörduma peab? Aitäh. Jah, praegust on see planeeringute vastutus ja kohustus pandud omavalitsuste õlgadele ja ega siis omavalitsus ei saa ka ju appi tulla, kui ei ole regulatsioone, ei saa ka arendajalt nõuda, et tehke nii, kuna normid seda näevad ette. Et väga huvitav materjal iseenesest oli see riigihanke tulemusel valminud tuuleparkide keskkonnamõju hindamise juhend ja seda juhendit uurides tekkis üks huvitav vastuolu, et ühest küljest justkui tunnistatakse, et on infraheli mõju ja teisest küljest öeldakse, et aga ega me ei ole tuvastanud, et see nüüd kindlasti tervisele mõjub. Samamoodi on siin juhendis öeldud, et see vilkuv vari, mis inimese silmade eest hakkaks käima, kui tuulikulabad pöörlevad päikese ja vaatleja vahel, et see välgutusel, see varjutus, et see ka ei pidavat kuidagi füüsiliselt mõjuma, aga kujutage ise endale ette olukorda, kui te olete ruumis, kus valgus pidevalt väriseb, vilgub ja inimene on tegelikult jäetudki antud olukorras üksinda. Ja kui me vaatame, mis toimubki omavalitsustes, inimesed ei oska muud teha, kui koguda allkirju, pöörduda palvekirjadega nii omavalitsustesse, teevad ka vaikselt kogukonnad meeleavaldusi, aga ainus soovitus nähtavasti, nii kaua kui need seadused, nagu need on praegus kehtivad, on inimestel osaleda KOV-i valimistel, sest kuna need planeeringud sõltuvad volikogus hääletamisest, siis kui volikogus neid tuuleparkide planeeringuid ei kehtestata, siis neid tuuleparki seal kui ei tule. Aga seal, kus need tuulepargid on juba rajatud, siis on arstid soovitanud lihtsalt ära kolida sealt. Et muud lahendust antud õigusruumis ei ole. Aitäh. Aitäh. Anti Poolamets, palun. Aitäh, juhataja. No Eestis on palju tehnoloogiafriike, et ükskõik mida siia tuuakse, olgu see mingi vesiniku jutt või muu, kohe hõiskamisega kaasa, kuigi vesinik on üks kõige ebaefektiivsemaks osutunud energia arenduse liik, aga räägitakse palju. Aga sama on ka tuulikutega. Nimelt, kui tehnoloogia hüppeliselt muutub, tegelikult need tuulikud, mida me praegu veel oleme näinud, need mõjuvad kääbustena nende Tallinna teletornide kõrval. Et kas võiksid kirjeldada, kuidas see nii-öelda hiigeltuugenite tulek on tulnud? See on tegelikult väga äkki tulnud. Taanis ei ole sugugi nii kõrged need tuugenid, mida siis kõrgesti kiidetakse. Ehk siis praktiliselt mingi Hiina tehnoloogia on hüppeliselt tunginud Eesti pärandmaastikesse ja peaaegu igasse metsatukka. Kuidas see nii on juhtunud? Jah, tehnoloogia on kiiresti arenenud ja nähtavasti
on kaasa aidanud meil rohepööre, mis justkui peab tuuleenergiat väga roheliseks, kuigi me teame, et see on ääretult ressursimahukas ja väikse efektiivsusega. Ja nähtavasti annab hoogu juurde ka see, et neid tuuleparke ju peaks rajama sinna, kus tarbitakse elektrit ja samas neid ei saa panna, ütleme, päris keset maismaad, kui nad on väikesemõõdulised, ehk siis kasutatakse sellist olukorda ära, et need tõesti on Tallinna teletorniga võrreldavad, kuna keskmaal rannikust järjest iga kilomeetriga rannikust eemale on tuulekaart näitab, et tuulevõimsus langeb. Ehk nähtavasti on siin mitu asjaolu kokku sattunud ja sealjuures jäetud arvestamata nende kahjulik mõju. Ja veider on või lausa, ütleme, kahjulik on see olukord, kus öeldakse, et kuna inimene ei kuule seda, ütleme infraheli puhul, et ta ei kuule, siis see mõju on olematu. Samas me ei räägi radioaktiivsuse puhul, et näete, et ei tunne, et järelikult see ei saa teile mõjuda. Samamoodi on ka vingugaasi puhul, et ei tunne, ei näe, aga samas see mõjub inimesele fataalselt. Ja arvan, et infraheli puhul peaks samasugused ettevaatusabinõud kasutusel olema. Aitäh! Rene Kokk, palun! Aitäh, hea juhataja ja lugupeetud ettekandja! No, ma pean tunnistama, et mind natukene häirib mõnede koalitsioonisaadikute üleolev suhtumine sellesse, et me seda eelnõu siin arutame. Ja see ei ole tore, sellepärast, et kunagi oli elava hõbedaga inimeste ravimine väga populaarne ja kõik seda tegid suure hurraaga. Ja kunagi ei teatud eriti kiirgusest midagi ja radoonist ei teatud midagi. Et selles mõttes palun vähem üleolevust ja menetleme asju ja loodame, et asjad ei ole nii võib-olla nagu nad näivad. Ja ma pean ütlema, et mind teeb kurvaks natuke see ka, et tegelikult meil puudub Eestis võimekus seda üldse analüüsida, sest üks koosolek, kus meil oli siis ametnike vastus oli uurimise kohta see, et kus sa ise ka viibisid, et me teeme seda interneti andmete põhjal põhimõtteliselt, aga internetis andmeid nende suuremate tuulikute kohta ei ole, sellepärast et need on väga vähe pandud ja need veel puuduvad. Et kuidas sulle tundub, millal Eesti riigil võiks tekkida võimekus tegelikult hinnata neid mõjusid adekvaatselt? Aitäh! Aitäh, väga hea küsimus. Jah, esmalt ka see tähelepanek, et kui inimesed kaebavad ja kurdavad, siis ei ole põhjust olla üleolev, vaid ikkagi ära kuulata ja leida ka põhjus, miks inimesed kurdavad. Aga see on küll tõesti märkimisväärne, et meil ei ole neid võimekusi seda mõõta. Ja kui ma loen ka seda riigi poolt tellitud juhendit, siis seal öeldaksegi, et kuna meil ei ole võimalus mõõta, ei ole ka võimalik neid modelleerida, siis lähtutaksegi ekspertarvamusest. No, kas me kujutame ette, et liikluspolitsei on ka ekspert, et te ületate kiirust või ei ületa kiirust, aga mingi ekspert mõõdab seda silmaga ja määrab siis selle järgi trahvi või ei määra siis trahvi, kui ekspert arvab teistmoodi. Et ühest küljest me areneme, tõesti, tehnoloogia areneb, me tunneme rõõmu oma tehnoloogilistest saavutustest, aga teisest küljest me oleme nagu keskajast, et kasutame siis, ma ei tea, kas selgeltnägijaid või kuidas neid eksperte nimetama peame, kes siis hindavad, et kas see siis kellegile see müra mõjub tervist kahjustavalt või mitte. Aitäh! Lauri Laats, palun! Ja aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees, hea ettekandja! No energeetikas on minu arust meil väga palju nagu viltu läinud ja kui vaadata nagu, mis on nagu oluline energeetikas ja elektri tootmis on see, et eelkõige, et meil oleks elekter alati olemas. Ja minu arust me oleme praegu kõik vähemalt
see valitsus, mis praegu toimetab, et kõik selleks teinud, et seda energeetilist julgeolekut nii-öelda hõrendada ja on võetud nii-öelda alternatiivid käiku ja sinna on soovitud ka päris palju raha, just nimelt maksumaksja raha ka suunata, on see siis tuulikud, päiksepargid ja loomulikult kogu see doteerimine, kaasa arvatud meretuuleparkide doteerimine. Teisest küljest, kui me räägime tegelikkusest energiajulgeolekust, siis peaks ju rohkem panema rõhku põlevkivi siis tootmisele ja siis selle kasutusele. Ja praegu on selline olukord, et meil on tegelikult tuulikud versus põlevkivi praegu situatsioonis, et mis on teie arvamus, et kas peaksime ikkagi põlevkivi rohkem panustama? Aitäh. Igal juhul me peaksime panustama juhitavatesse energiatootmisviisidesse. Praegust on meil kõige käepärasem põlevkivi, sest ega tuulikutesse panustamine ei too meil energiat juurde, kui meil tuult ei puhu. Tuuleenergia on juhuslik ja seetõttu vajame me justkui kahte süsteemi. Ühte, mis siis töötab siis, kui tuul puhub ja teine energiatootmine toimib siis, kui tuul ei puhu ja see teebki selle elektri nii kalliks. Ja me oleme rasked ajad üle elanud oma põlevkivienergiaga, see on olnud meie majanduse käivitajaks, see on toonud Eesti väga heasse seisu, kui me mõtleme 90-ndatele. Ja tõesti, ma ei tea ühtegi sellist loogilist argumenti, miks me panustame tuuleenergiasse, samas me näeme, millised tagajärjed seal on, võtame kas või Enefit Greeni näite, et asi ei toimi ilma toetuseta ja see on tõesti maksumaksjale väga suur kulu ja raske on sellisele kulule leida nagu mõistuslikke argumente, et miks seda tehakse, et kas see mingi rahapesuskeem või see on ka rumalus, sest kui ikkagi on väga pikalt juhtinud valitsust ja olnud ka nendes nõukogudes inimene, kes arvab, et meil peaks olema elektrimolekule siin piirkonnas, siis ei olegi paremat tahta. Aitäh. Ja Kalle Grünthal, palun. Aitäh, lugupeetud ettekandja. 2. detsembril möödunud aastal menetleti sotsiaalkomisjonis rahvatervise seadus, kus oli siis ohtlike allikatena määratletud ära ka siis katlamajade müra, diskosaalide müra, ventilatsiooniseadmete müra. Ja kui ma küsisin, miks pärast see ei ole tuulikute poolt tekitatud müra, siis vastas ministeeriumi esindaja Aive Telling järgmiselt: Eestil puudub teadmine infraheli kohta absoluutselt. See teadmine tuleb alles selle aasta 1. septembriks. Veebruaris kohtusin ma Terviseameti esindajatega, nad ütlesid, et neil puuduvad seadmed, et mõõta üldse infraheli alla 10 hertsi. Ja minu küsimus on selline, et kuidas saavad ikkagi need jutumärkides nõndanimetatud eksperdid rääkida infraheli ohutuses, kui riiklikult puudub Eestil sellest teadmine? Aitäh. Kui ma nüüd loen seda riigi poolt tellitud juhendit, et mida siis peab kohalik omavalitsus ka tegema olukorras, kus siis on vaja infraheli mõõta, siis on öeldud, et väga lihtsalt, et sarnaselt madalsageduslikule mürale puuduvad Eestis seni ka suunised, sealhulgas juhendid, kuidas arvutuslikult hinnata tuulikute poolt tekitava infraheli levikut ja hinnata selle vastavust ka ruumides kehtivatele piirmääradele. Ehk siis jälle meil ei ole teadmisi, meil ei ole võimekust mõõta ja jõuame sinna, et hakatakse infraheli mõju mõõtma siis eksperthinnangutena. Jah, eksperthinnangutena ja ekspert siis
toetub varasematele kogemustele, kirjandusele. Samas me teame, et need tuulikud on ju kaasaegsed, uuema aja leiutised, et siin oleme tõesti sellises kummalises olukorras, kus tehnoloogia ühelt poolt areneb, aga teiselt poolt ei tule nagu teadus kaasa. Aga seal võib ka üks põhjus olla, et infraheli ongi väga kahjulik aga see ju takistaks tuuleenergia arengut, kui nüüd oleks vastavad mõõtmed, seadmed ja meil oleks ka normid paigas, siis nähtavasti peaksid need tuulepargid, tuuletööstus peaks nähtavasti elamupiirkonnast väga kaugel asuma ja nähtavasti ei saaks neid Eestisse sellisel kujul rajadagi. Aitäh! Mart Helme, palun! Aitäh! No ei vasta nüüd tõele päriselt, et ei ole võimalik teha uurimusi selle infraheli suhtes ja et neid ei ole tehtud. Rahvusvaheliselt on neid tehtud palju. Ja rahvusvaheliselt on ka olemas sellised väga tõsised pretsedendid, nagu näiteks Kuubas, kus Ameerika saatkonna töötajate vastu kasutati infraheli ja neid inimesi aeti hulluks ja neid inimesi oli sunnitud Ameerika riik Kuubalt tagasi kutsuma tervislikel põhjustel. Aga minu küsimus on konkreetselt, kuidas üldse on võimalik Eestis usaldada neid niinimetatud teadlasi, nagu keegi Jüri Lavrentjev, kes aastapäevad tagasi räägib, kuidas see on väga tõsine oht inimese tervisele ja siis, kui ta ilmselt saab hoopis teistsuguse poliitilise tellimuse, ütleb, et ei, ohtu ei ole. Ei saagi usaldada, aitäh küsimuse eest, et ei saagi usaldada seda enam, et need uuringud, kas või nende müratasemete uuringud, need on ju kõik arendajate poolt tellitavad. Et toon kas või oma vallast näite, kuidas arendaja maksis kinni avaliku arvamuse uuringu, mille järgi siis kõik Vinni valla elanikud väga soovivad ja unistavad tuuleparkidest. Hakates kohalikega rääkima, siis keegi pole kuulnud, ei ole näinud, ei ole seda uuringu küsimusigi pole avalikkusele kättesaadavaks tehtud, et need on väga kallutatud ja manipuleeritud uuringud ja neid uuringuid tõesti, mida siis mujal maailmas on tehtud, siin on ka üks värske uuring, mis on toodud Hollandist, mis puudutab just ka inimeste tervisekaebusi ja need on palju väiksemate tuulikute mõjupiirkonnas olevate inimeste poolt tehtud, et meile ju kogu aeg räägitakse, et näete, mujal maailmas ju tehakse neid tuulikuid ja keegi ei kurda, samas neid ei avalikustata ja paljud arstid ongi vabatahtlikult hakanud neid sümptome kirja panema ja selle asemel võiks ju riik sellega tegeleda, et suhtuda inimeste tervisesse vastutustundlikult, sest kui inimene jääb haigeks, see on ju meie kõigi vastutus, aga nähtavasti siin on jälle see huvide konflikt, niikaua kui neid uuringuid teevad arendajad, me ei saagi tõeseid tulemusi. Aitäh! Ja Peeter Ernits, palun! Hea juhataja ja ettekandja, et siin on palju neid viiteid, aga ma küsin ühte nii-öelda, et sa viitad siin Zhang ja Qing ja Xie uuringule rottidel selle hüpokampuse mõjutamisel. Et mis seal täpsemalt on? Seal on minu teada, seal on ruumitaju kaob ära ja ei suuda enam pidurdada ja ei suuda lühiajalist viia inimeste puhul on see 5 aastaseid, mis mälestused on enam taastada. Oskad sa öelda, mida see mõjutab ja siis võiks nagu nende tuulikute ümber elavatel inimestel mõjutada? Aitäh hea küsimuse eest. Jah, eelkõige infraheli mõjutab tõesti inimeste tasakaaluelundit, et kas tekitab siis pearinglust või tasakaaluhäireid, et selliseid kaebusi on
sellistest kaebustest on ka praegu Saarde tuulepargi lähedal elavad inimesed rääkinud ja lisaks ka keskendumisvõime, et kõik see, mis igapäevast tegemist ja inimestel häirib, ka unetus sinna juurde, et infraheli kahjuliku mõjuna on just need põhjused välja toodud ja on ka tuuleparkide infraheli eitajad on tihti öelnud, et see mõju on psühholoogiline, et inimene ei taha seda tuulikut, seda kujutab ette, ehk tekib see nii-öelda notseeboefekt. Aga kui vaadata, kuidas loomad käituvad tuulikute mõjualal, siis nemad ju ei ole teadlikud sellest tuulikust, ka nendel on häired, nad lähevad ära, nad ei taha seal läheduses elada, ehk siis ei saa rääkida tuuliku infraheli puhul notseeboefektist, vaid ikkagi sellest, et ta reaalselt mõjutab inimese või elusolendi füüsist. Aitäh! Aitäh, hea kolleeg Martin Helme, et selle menetlusliigi juures võib iga Riigikogu liige esitada kummalegi ettekandjale ühe suulise küsimuse, et ma ei saa kahjuks teie küsimust võtta, küll aga saan võtta teie kõrvalt kolleeg Varro Vooglaiu küsimuse, palun. Jaa, suur tänu. No, mis puutub sellesse eelnõusse, siis minul on väga raske aru saada, miks ükski mõistlik inimene peaks sellele vastu olema, et enne kui me hakkame andma lubasid selliste hiiglaslike infrastruktuuri rajatiste rajamiseks, peaks veenduma selles, et neist ei lähtu inimeste tervisele tõsist ohtu. Et ma tõesti ei suuda ette kujutada ühtegi mõistlikku põhjust selleks. Aga ma mõtlesin, ma küsin teie käest seonduval teemal, et ma ise eile seda Impulsi saadet järele vaadates ja mõtleme selle peale, et tegelikult kogu see jutt sellest, kuidas me kaasame või seletame või informeerime või kommunikeerime kõiki neid tuuleparkide rajamiseks seonduvaid küsimusi on täiesti mõttetu, kui ei ole paigas üht väga lihtsat mehhanismi. Nimelt seda, et kui keegi tahab kuskile selliseid suuri parke püsti panna, siis see, kes seda teeb, võtab endale ka kohustuse nendelt inimestelt, kes jäävad selle mõjusfääri, nende kinnisvara välja osta selle väärtusega, mis neil siis oli enne nende parkide rajamist. Kuidas te sellisesse ettepanekusse suhtute? Aitäh! Aitäh, hea küsimus. Väga hea ettepanek, sest ma arvan, et kui inimestele tasutakse või kompenseeritakse õiglaselt need häiringud, siis oleks ka tuuleparkide areng nähtavasti palju kiiremas tempos kui praegu, aga millegipärast püütakse inimesi ära kasutada, neid hetkel ju manipuleeritakse, alavääristatakse nende muresid, öeldakse, et te kujutate ette, tuulik on ikkagi roheline, tuuliku energia on meile kõigile väga vajalik ja see, et juhtida tähelepanu, et kinnisvara hind tõepoolest tuulikute lähedal langeb, siis öeldakse, et aga tooge tõendeid. Et tihtipeale on isegi raske tõendid tuua, sest tuuliku mõjusfääris olevaid elamuid ei olegi võimalik müüa, sest keegi ei taha seal lähedal elada, kaasa arvatud ka, ütleme, et mujal on tehtud ju kohtulahendid, kus ka mobiilmasti lähedus võib juba kinnisvara hinda langetada, aga nüüd võrrelda mobiilmasti ja 300 meetrist tuulikut, siis on ju näha neid proportsioone, seda enam, et mobiilmast on ju paigal. Tuulik aga tekitab värelust, tekitab vibratsioone ja arvatavasti on see hea lahendus, et võiks seda teha, aga praegust ei ole ju kordagi tulnud kõne alla see, et arendaja hakkaks neid elumajasid ostma. Aitäh! Ja Hanah Lahe, palun. Aitäh, austatud istungi juhataja, hea ettekandja. No, see on teada, et igal energeetikaliigil on oma mõju keskkonnale ja sealt läbi ka siis inimeste tervisele. Ja mind huvitab see, et
miks te just keskendute siis tuulikutele ja sellele infraheli ja selle tervisemõjule, kui on teada, et näiteks Ida-Virumaal on võrreldes Eesti keskmisega oodatav eluiga lühem ja ka imikute sünnikaal madalam, ehk siis see põlevkivitööstus mõjutab inimeste tervist väga rängalt. Teie räägite, kuidas põlevkiviga peaks jätkama, et miks te ei ole sellele põlevkivi kaevandamise tervislikule aspektile varem tähelepanu pööranud või kas ei ole teie arvates oluline? Aitäh! Jah, ma olen mitu korda kuulnud ühe argumendina põlevkivi kasutamise vastu, et imikud on alakaalulised ja õhk on väga mürgine. Ma olen käinud viimasel ajal päris tihti Ida-Virumaal ja ma ei ole tajunud, et seal õhus oleks midagi teistmoodi kui meil siin Tallinnas ja seda enam, et põlevkivienergia kasutamine ei ole ju kuhugi kadunud. Eelmine aasta me saime tänu põlevkivienergiale elektrit 14% odavama hinnaga, aga mis on tuulikute probleem? On see, et inimene on läinud maale elama. Ta on arvestanud sellega, et tal seal juures on vaikne, privaatne, rahulik ja korraga tuleb välja, et temast heal juhul 2 kilomeetrit, võib-olla 1 kilomeetri kaugusele ehitatakse tööstus, mis undab, vibreerib, tekitab varjutust, ja seda enam, et kui nüüd võrrelda põlevkivi ja tuuleenergia kasutegurit, siis see erinevus on ju mitmekordne. Ja kui me nüüd mõtleme selle efektiivsuse peale, et tuuliku efektiivsus on heal juhul 20%. Need andmed pärinevad seal Tuuleenergia Assotsiatsiooni leheküljelt ja mõelda, kui suur keskkonnahäiring sellega kaasneb, et iga tuulik vajab oma vundamendiks ligikaudu 1 hektarit maad, lisaks juurdepääsuteed ka veel hektari jagu ja neid tuulikuid ju planeeritakse looduskaitsealade lähedusse, rohevõrgustikule, selleks, et tuulik ehitada metsa, selleks raadatakse mets maha, tehakse juurdepääsuteed, lisaks on vaja tuulikute juurde veel alajaamasid, ühendusi, kõrgepingeliine, et tuulik kindlasti on kordades keskkonnale kahjulikum, kui oleks põlevkivi kasutamine. Aitäh! Mihkel Lees, palun. Aitüma, austatud juhataja, lugupeetud ettekandja. Ühes me saame teiega tõepoolest nõustuda kenasti, et inimeste tervise hoidmisesse tuleb tõsiselt suhtuda ja teil paistab olevat üsna selge eeldus, et tuulikutel on inimeste tervisele pikaajaline mõju. Ja mina suhtun ka tõsiselt. Ma võtsin ette kõik võimalikud erinevad vähegi adekvaatsed teadusuuringud, jõudsin lõpuks välja Terviseameti kodulehele, mis neid uuringuid koondab. Ja kokkuvõttev lause Terviseameti kodulehelt on säärane, et teaduslikud uuringud ei toeta otsest seost tuuleparkide pikaajaliste kokkupuudete ja tervisemõjude vahel. Väga mitmetest erinevatest riikidest väga palju uuringuid. Ma tahaksin lihtsalt küsida, et kas võib olla, et need Eesti inimeste häiringud, vähemasti mõned neist, mida nad kirjeldavad, võivad olla tingitud sellest, et EKRE on ajanud lihtsalt inimesed enda alusetute väidetega nii närvi, et nad ei saa selle pärast magada öösiti. Aitäh! Aitäh selle küsimuse eest. Ei, EKRE ei ole inimesi ajanud närvi. EKRE on tulnud inimestele appi. Paljudes omavalitsustes praegust inimesed koonduvad, korjavad allkirju. Nad on täiesti apoliitilised olnud. Aga neil on ühine mure, et oletame, et see infraheli ei mõju kahjulikult. Öeldakse, et see vilgutus ehk varjutus, et see ka ju ei mõju kahjulikult. Aga kas teie oleksite võimeline olema ruumis, kus tuledega mängitakse, kogu aeg pilgutatakse, see ju füüsiliselt teid ju ei mõjuta, aga ma arvan, et vaimsele tervisele hakkab see kindlasti pikapeale mõjuma. Aga
millele ma ka toetun sellele, et Kliimaministeerium on väga pühendunult tundnud ka huvi, et kas siis tõesti ei oleks võimalik neid meetodeid välja töötada, lähtudes teiste riikide kogemustele. Me teame, et need 300 meetri kõrgusega tuulikud on suhteliselt uudne nähtus ja isegi meil ju alates aastal 2002 olid ju tuulikud ainult 1-megavatised, sellised väiksed, need, mida me siin ka Ida-Virumaale sõites tee äärest näeme, siis nüüd on need tuulikud tõesti ülivõimsad, nende rootorite läbimõõt on seal kuni 200 meetrit ja kuidas see inimestele mõjub, ei ole ju selget vastust, et ka juhenditest võib lugeda, et ei ole võimalik välja töötada ka neid arvutuslikke meetodeid, ei ole võimalik modelleerida. Lisaks on öeldud, et tuleks ainult ekspertidele põhineda. Mina olen selline inimene, kelle arvates, ma arvan, et kõikidel inimestel oleks vaja neid numbreid, neid tulemusi, mis selgitavad, et siin on normid, sellest üle ei tohi minna. Nii nagu on ka igapäevaselt, me oleme kehtestanud omale normid, milline võib olla tööstuslik müra, milline peab see olema öösel, milline võib see olla päeval. Et see on kõik ka ju inimeste tervise huvides, et selleks need normid ongi kehtestatud ja käesolev eelnõu ju ei taha mitte midagi muud kui see, et me viiksime seadused kooskõlla olemasoleva olukorraga. Meil oleks vaja neid norme, oleks vaja mõõtmisi ja et saada selgust, kuidas see mõjub ja et see inimese tervist ei kahjusta. Et tervis on kõige olulisem, nagu öeldakse, et ülejäänud on ju võimalik osta. Aitäh! Ja Mario Kadastik, palun. Aitäh, härra esimees, lugupeetud ettekandja. No, Terviseameti andmetel ja ka mujalt kirjandusest on tuulikute poolt tekitatav infraheli tugevus kuskil 60–70 detsibelli 500 meetri kaugusel. Terviseriskiks loetakse seal 100–120 detsibelli alates. Ma just mõtlesingi, et äkki nagu saate nagu selle vahe, et see nagu ilmestada, kuna detsibelli skaala nagu ta on, et kas palju see heli intensiivsuses siis vahe umbes on, kui me võtame isegi selle väiksema vahe seal 70–100 vahel, et see 30 detsibelli, et mis ta siis umbes nii tajutavas helis kui üldse võib-olla see heli intensiivsus, et mis skaalas vahest me räägime sellest, mis on mõõdetav, ja see, kust üldse loetakse, et võib alata midagi ohtlikku? Ega ei ole ju saadud ka tulemusi Saarte tuulepargist, et need mõõtmised, mis seal on tehtud, on olnud ju ebapädevad, sellepärast, et need mõõteseadmed on väga piiratud vahemikuga, suudavad mõõta ainult seal kitsast riba, pluss siis veel seesama teema, et mida me väga tihti kuuleme, et madalsageduslik heli levib samamoodi kui keskmine kuuldav, kõrvaga kuuldav heli, aga tegelikult ei ole nii. Madalsageduslik heli levib palju pikema maa taha, läbib nii seinu, läbib maapinda ja et milline see inimesele siis tervisele kahjulik on. Me siin eelnevaltki rääkisime, et infraheli relvadest ja see, et kui me võtame ka kestvuse, võimalik nagu kiiritusega, et mõnda aega me võime olla radioaktiivses keskkonnas, ilma et see meie tervisele mingit mõju avaldaks, samas kui me viibime igapäevaselt kas või infraheli mõjusfääris, võib see hoopis teisi tulemusi tervisele anda, et seda, milline on see mõju ja need tehnilised parameetrid seal juures, et seda peabki selle eelnõu järgi välja uurima. Aitäh! Anastasia Kovalenko-Kõlvart, palun! Aitäh, ja ettekandja!
Ma loen siin ühte hiljutist arvamuslugu Eesti Päevalehes, mille autoriks on üks Eesti 200 poliitikutest ja ta kirjutab, et metsa tuleks palju rohkem raiuda, et mis mõttes meil on nii palju kaitsealasid. Ja ma tsiteerin ühte konkreetset kohta. RMK hallatavatest metsadest on juba tänaste plaanide kohaselt peaaegu 50% kaitse all ehk majandusest väljas. Isegi tuulikutele on raske kohta leida, peab minema merele, mis on ühiskonnale kordades kallis. Kui ma seda loen, et ma ei tea, kas te nõustute minuga, aga jääb mulje, et arvestades ka seda, mida peaminister hiljuti ütles, et majanduse jaoks soovitakse aina rohkem loodusressursse kasutada, et võib-olla see ongi selline uue vana valitsuse plaan, et hakkame rohkem metsa raiuma, paneme nende asemele hoopis tuulikuid ja no muidugi see on ju ka kõik kasulik ühte kindlatele ettevõtjatele ja ka nendele, kes on ühes kindlas valitsuse erakonnas. Kas te jagate minuga minu arvamust? Jaa, aitäh. Tõesti, kõik need tuulikuarendused, sealjuures ka meretuuleparkide arendused, tunduvad justkui teenivad mingite poliitikute erahuve. Ja on ka olnud juhtumeid, kus see roheenergia ja ütleme, tekstiilitöötlemine on jõudnud siis Eesti 200 poliitikute mõjusfääri. Aga olukord on tõsine tõesti nende metsade üleraiega, sealhulgas ka raadamisega, sest tuulikute all olevaid raadatud metsa tuleb ju Euroopa Liidu direktiivide järgi asendada kuskil, et sa pead leidma need asendusmaad. Ja minu teada on ka nüüd uus seadus tulemas, kus vähem väärtuslikku põllumaale võib siis hakata metsa istutama, mis kõik on ebamõistlik ja jälle ei ole võimalik kuidagi loogiliselt neid tegevusi argumenteerida. Et ka tekib jälle see sama küsimus, et kas seal taga on ahnus, rumalus, erahuvid või rahapesu. Aitäh! Ja Irja Lutsar, palun. Ja aitäh juhataja ja aitäh ettekandja. Et tuulikud ei ole ju mitte midagi uut, et kui hakata siit Eestist nagu Lääne-Euroopa poolest sõitma, siis seal tee ääred on tuulikuid täis. Ma tõesti möönan, et need ei pruugi olla kõik need nii kõrged, nagu Eestisse planeeritakse. Aga ma ei usu, et Eesti on ainuke maa, kes nii kõrgeid tuulikuid planeerib. Et kas teie olete kohanud, te olete seda kirjandust lugenud, et kas te olete kohanud ka niisugusi päriselu andmeid Lääne-Euroopast, kus siis on juba pikaajaliselt selle tuulikupiirkonnas inimesed elanud, nende tervist jälgitud, sealhulgas ka psühholoogilist või psühhosomaatilist tervist. Et kas teil olete niisugusi uuringuid või saate mõnda uuringut ka siin refereerida? Aitäh. Jah, on olemas. Soovitan teil vaadata ka sellist lehekülge nagu vabadused.ee on just värskelt, seal ka härra Neivelt võtab regulaarselt sõna ja siin on ka toodud, et millised mõjud on olnud ka meretuuleparkidel ja kuidas see mõjutab ka ümbritsevat loodust, mitte ainult ka inimesi. Ja need samad väiksemad tuulikud, mis meil siit Euroopasse minnes on, et need on tõesti tunduvalt väiksema võimsusega, et selliseid tuulikuid, nagu Eestisse planeeritakse, on varasemalt merele tehtud ja seegi väga kaugele ja nii lähedale inimasustusele nii võimsaid tuulikuid tõesti ei ole varem tehtud. Ja nagu me tehnoloogiast teame, mida võimsam on see tehnika, seda suurem on selle mõju nii keskkonnale kui ka ümbruskonnale. Aitäh! Suur tänu, lugupeetud ettekandja. Rohkem küsimusi teile ei ole. Aitäh! Ja järgnevalt palun siia Riigikogu kõnetooli majanduskomisjonis toimunud arutelu tutvustama majanduskomisjoni liikme Mario Kadastiku. Palun. Aitäh! Enne kui ma alustama lihtsalt, kuna Evelin Poolamets jäi mu küsimus vastamata, siis 30 detsibelli tähendab heliintensiivsuse vahet 1000 korda.
40 detsibelli 10 000 korda ja et see on lihtsalt, tegelikult me räägime 10 kuni 100 000 kordadest. Aga majanduskomisjon käsitles antud eelnõud 2 istungil, 17. märtsil, mil otsustati määrata siinkõneleja konsensuslikult juhtivkomisjoni esindajaks ja 24. märtsil, mil siis arutati eelnõud sisuliselt. Ka seal tõi algataja väga detailselt esile selle eelnõu sisu, arutelu selle üle, kuidas on see seotud kehtivate normidega ja uute tuulikutega. Toimus ka arutelu just selle tuulikute kõrguse üle, selle üle, et kas me saame olemasolevaid teadmisi rakendada väiksematelt tuulikutelt suurematele tuulikutele, ehk siis füüsika kaudu modelleerimisele. Kasutati ka analoogiat ja arutelu oli Hollandi ja Soome praktikate üle, kuna Hollandis on pikaajaliselt olnud tuulikute kasutusel, seal on pikaajaliselt seda uuritud, Soomes on ka sama kõrged tuulikud, või peaaegu sama kõrged, 270 meetrit juba paar aastat töös olnud, normid on Soomega võrreldavad ja selle üle oli arutelu, kas see siis nagu on ülekantav või ei ole ülekantav. Kliimaministeerium rõhutas ka energiatootmisvajaduse ja üldise puudujäägi konteksti ja tõi välja, et müra ja infraheli mõju saab modelleerida, saab üle kanda analoogiate põhjal ja sellega on ka tegeletud. Ja ka Sotsiaalministeeriumi esindaja viitas teaduskirjandusele, mille kohaselt ei ole leitud põhjuslikku seoseid, sama mida ka siin on välja toodud varasemalt juba täna. Ja ka selle üle, et on olemas veel lisauuringud käimas, vahepealse info põhjal võin öelda, et ka siin märtsi alguses juba siin vahepeal on tulnud ka see, et see Saarde tuulepargi uuringute osas oli lõplik otsus, et seal ei ole mitte mingisugust kõrgemad norme. Ja arutati komisjonis ka seda notseebo-efekti, ehk siis seda efekti, kus kellelgi ei ole eelnevaid sümptomeid, kuni teemast hakatakse rääkima ja siis selle tulemusena tekivad inimestele sümptomid. Üldiselt komisjon tegi siis ka konsensuslikud otsused. Üks oli võtta see ettepanek päevakorda 9. aprillil ehk täna ja otsustada läbi viia eelnõu lõpphääletus. Aitäh! Suur tänu, lugupeetud ettekandja, ja teile on ka küsimusi. Hanah Lahe, palun. Aitäh, austatud istungi juhataja, hea ettekandja. Mul on küsimus selle müra ja infraheli kohta, mis eelmine ettekandja korduvalt välja tõi, et kas te oskate tuua mingisuguseid näiteid teistest valdkondadest näiteks, et kus ka müratase ja infrahelitase on ühe või teistsugune ja saaksite seda siis võrrelda selle tuulikute omaga? Aitäh! Aitäh! No seda konkreetselt komisjonis ei arutatud, aga kuna ma plaanisin seda niikuinii adresseerida pärast võib-olla kõnes, siis kõige lihtsam näide on lahtise autoaknaga tänaval olles on infraheli tase umbes 95 detsibelli. Tuulikute puhul me räägime 60–70 detsibelli. Ja nagu ma ennem just ütlesin, 30 detsibelli on 1000-kordne heli intensiivsuse vahe. Ehk siis autos tänaval olles lahtise aknaga on 1000 korda kõrgem infraheli tase kui tuulikust 500 meetri kaugusel. Aitäh! Suur tänu, lugupeetud ettekandja, rohkem küsimusi teile ei ole. Järgnevalt avan läbirääkimised ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel palun siia Riigikogu kõnetooli kolleeg Martin Helme. Palun. Aitäh! No ma pean ütlema, ma suhtun absoluutse põlgusega neisse inimestesse, kes siin kõvera muigega seletavad, kuidas nemad usuvad teadusesse ja meile Terviseamet kinnitab, et kõik on hästi. No Terviseamet kinnitas meile, et vaktsiinid on ka ohutud ja efektiivsed. Kes seda enam usub? Ainult vist teadusesse uskujad või? Selline tuntud nurgatagune vandenõuteooriate portaal nagu ERR kirjutas aasta tagasi, kuidas on tehtud uuring selle sama Havanna sündroomi kohta ja jõutud järeldusele, et siis 2016 aastal just nimelt helirelvaga tekitati Ameerika diplomaatidele ninaverejooksu, migreeni, iiveldust ja seal oli küll kasutatud ka kõrgsagedust, aga kasutati ka madalsagedust. Ja siis loomulikult selline tuntud vandenõuteooriate levitaja, hõbemütsi kandja nagu Harri Tiido lahkas seda siis alternatiivteaduste saates seal samas ERR-is nimega, mis saade see oli, kus ta käis meil, jah? See õhtune saade, kus
ta siis seletas seda, kuidas on 19 teadlasest, Ringvaade oli see saade, 19 teadlasest tehtud paneel jõudis järeldusele, et see tõepoolest 19 eksperti, et seal on teinud uuringu, mis ütleb, et see mõjutab inimeste ajus olevat valgest ollust, seda valgest ollust on ka selgroos ja seal liiguvad mingid närvisignaalid kesknärvisüsteemi jaoks ja mõju on täiesti olemas. Nii et siis, kui on vaja, ja loomulikult süüdi olid venelased, nagu alati kõiges niikuinii, nii et siis, kui on vaja uskuda teadust, et niimoodi on võimalik inimesi ajada ühteaegu hulluks ja ka nende rasket tervisekahjud, siis me kõik usume seda teadust. Aga siis, kui on vaja miljardid ära kantida rohešarlatanidele ja tingimata valmis ehitada asjad, siis me hakkame põlglikult irvitama selle kõige üle. See on nii täielik jama, mida teie ka teate, meie siin teame, kuidas detsibille arvutada. Aga tegelikult on inimestel päris mure. No, ennem siin oli küsimus, et mis siis inimesed tegema peavad, kui see tuulik neile kodu lähedale ehitatakse. Vastus, mida siis antakse, tänapäeval antakse nõu, las kolivad ära. Kuhu? Eestis on planeeritud peaaegu igasse viimasesse omavalitsusse vähemalt üks suur tuulikupark. Ja ikka tuleb üle korrata, need väiksed köksid, mis meil praegu on, need väiksed köksid, mis Taanis on tudi-mudi võrreldes sellega, mida meil plaanitakse. Meil plaanitakse ju maismaale meretuulikuid. Meretuulikud on hästi palju suuremad kui need, mis tavaliselt maismaal on, sest merel on rohkem tuult ja üldse meretuulikud ei segavat kedagi seal kuskil kaugel silmapiiril. Nende võimsus on enneolematu, nende mõõtkava on enneolematu ja see müra, mida nad teevad, seda ei ole mõõdetud lihtsalt. Aga teeskleme, et see meid ei sega, teeskleme, et inimesed kujutavad endale ette, et mingi jama on. Noh, hullikesed, võtsid seda hobuse ussirohtu, ivermektiini ka, eks, hullikesed. Ehitame ikkagi edasi kiiresti, miljardid on vaja kätte saada. Vaadake, ütleme, minu meelest on selline käitumine, ütleme siis poliitikute poolt on selline käitumine süüdimatu ja seal saab taga olla ainult korruptiivne mõtlemine või täiesti arusaamatus sellest, mis on sinu ülesanne avalikus teenistuses, ütleme siis, või avalikkuse teenistuses oleva inimesena. Iga valitud inimene tegelikult annab vastust neile, kes teda valisid. Peab kaitsma nende huve, kes teda valisid. Aga mida teie teete? Teie kaitsete väikese pundi nii-öelda ärimeeste huve, kelle ainus äri seisab selles, et nad võtavad siis inimestelt tohutut raha, saavad subsiidiumite näol miljardeid, aitate kantida neile ja samal ajal sõidate üle nendest inimestest ja veel irvitate nende inimeste üle. Lollikesed, mõtlesid välja probleemi endale. Lihtsalt on, ekreiidid, eks ju. Ei ole. Teie olete mingid iidid, kui te sellega edasi lähete. Aitäh. Ja Reformierakonna fraktsiooni nimel palun siia Riigikogu kõnetooli Mario Kadastik, palun. Ja ega ma muud ei tahtnudki, kui natukene füüsikat meelde tuletada. Esiteks on see, et kuna siin oli juttu ka sellest helirelvast, et tuleb aru saada, et helisagedusel ja mõjul on väga selge omavaheline seos. Selleks, et 4 hertsist, mis on siis infraheli piirkonnas olev sagedus, oleks võimalik tajuda, peab ta olema 100 detsibelli tugevam kui 4 kilohertsine. Ehk siis see vahe tegelikult on tugev ja 100 detsibelli on, palju on siis, 30 detsibelli on 1000 korda, 40 on 10 000 korda, 50 on 100 000 korda. Ühesõnaga, me läheme siin sadadesse miljonitesse kordadesse, peab olema see vahe, et see oleks tajutav. 100 detsibelli 4 hertsi juures on 2 paskalit rõhu erinevust. Et seda konteksti tuua, see on õhurõhu erinevus 20 sentimeetri korral. Ehk see, kui me astume ühe sammu trepist ülesse. 100 detsibelli 4 hertsi juures on 1 samm trepist ülesse. Üldjuhul me trepist käies kokku ei kuku. Lahtise aknaga autoga sõites 95 detsibelli infraheli on keskmine müratase. Tuulikutel on see 500 meetri kaugusel umbes 60–70 detsibelli. Nagu öeldud, vahe on tuhandeid kordi. Kusjuures oluline minu meelest ka selles kontekstis, mis siin on toodud üheks miinuseks, et meile pannakse uuemaid tuulikuid, mis on kõrgemad, on see, et enamus infrahelist, mis on põhjustanud ajalooliselt tuulikute puhul, on vanema disainiga tuulikutel, millel labade disain, kuidas nad pöörlevad,
tekitas postist möödumisel rõhuvahet. Ja see oli seotud sellega, mis hetkel see laba ennast keerab. Ja see disaini viga muide on mingi aeg tagasi ära parandatud, et vähendada seda tuulest sisse-välja keeramisel tekkivat võnget. Ehk siis uuematel tuulikutel on see probleem kordades väiksem. Ja lihtsalt ka selle kohta, et mis puudutab siis seda organismile mõju, siis seda on väga palju erinevad meetoditel analüüsitud. Üks näide oli niinimetatud pruunrünnak, ehk siis üritada tekitada resonantsi inimese sooltes oleva vedelikuga, mis on umbes 4 hertsi piirkonnas. Mythbusters üritas seda teha 153 detsibelli juures spetsiaalsete kõlaritega, fenomeni ei esinenud. Ehk siis tegelikult seda on kirjanduses väga palju käsitletud. Ja ma saan aru, et siin üritatakse üles kütta inimesi teadmatuse baasil, sest üks põhilisi viiteid on radiatsioon ja vingugaas. Kumbagi ei näe, ei tunne ja seetõttu nad on ohtlikud. See, et me infraheli ei taju, ei näe, ei kuule, ei tähenda, et see on automaatselt ohtlik. Siin on küsimus ikkagi natuke sisse vaadata sellele, mida ta teeb. Ja üks oluline element ongi hästi madal sagedus, tähendab hästi suurt võnget, hästi sellist aeglast võnget. Ja siin on tõesti rõhkude vahe on üliväike, et see läheb eksponentsiaalselt üles, see peab olema see intensiivsus kõrgem, et seda üldse oleks võimalik organismil tajuda. Kõige tundlikum organ selle juures, kusjuures ongi kuulmine. See organ on spetsiaalselt helilainete jaoks disainitud. Ja kui on tehtud ka võrdlusmõõtmisi, enamus meie kodus olevast tehnikast põhjustab infraheli oma opereerimise käigus. Ja see tase on kõrgem kui see, mida tuulikud produtseerivad. Ehk siis tuulikutel võib olla häiritusefekti pigem kuuldavas sagedusalas, pigem visuaalis, aga kuna antud eelnõu kontekst on peatada nende planeeringud infraheli tõttu, ja selles on muide normid Eestis karmimad kui paljudes teistes kohtades, siis see ei ole antud juhul põhjendatud ja seetõttu on meie ettepanek kindlasti see eelnõu vastu hääletada. Aitäh! Aitäh! Ja Keskerakonna fraktsiooni nimel palun nüüd Riigikogu kõnetooli kolleeg Lauri Laats. Palun. Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees, head kolleegid, head inimesed, kes jälgivad meid interneti vahendusel. No mida me tegelikult siin arutame? Tegelikult me arutame ju väga olulist küsimust, et meie inimestel tegelikult ei ole usaldust valitsuse vastu. Ja kõik need kahtlused, kõhtlused, mis on tekkinud ka selle projekti puhul, selle küsimuse puhul, mida siis EKRE fraktsioon välja tõi, on ju ka usaldamatuse puuduse tõttu. Ehk siis ükskõik, mida tegelikult praeguse hetkel see valitsus räägib, ühiskonnal ei ole usaldust. Ja sellest ei võeta õppust. Et ka viimased ju küsitlused näitavad, et need reitingud, et praeguse valitsuse siis reiting, kus on 2 parteid, Eesti 200 Reformierakond, nende ühiskonna usaldus on 20%. Ja sellise usaldusega ei ole võimalik edasi valitseda, ei ole võimalik olulisi otsuseid vastu võtta ükskõik mis valdkonnas. Nüüd, mis puudutab tuulikuid, kui selline kõhtlus on olemas, kahtlus, siis tegelikult tuleb aeg tõesti maha võtta ja välja uurida, selgitada kogu asjaolud ja anda kindel signaal ühes või teises poolele. Ehk siis, kas nende tuulikutega on kõik hästi või vastupidi. Aga see töö tuleb ära teha ja selleks on, ma arvan, see ettepanek, mis ka EKRE fraktsiooni poolt on tehtud, on praeguse ajakohane ja seda võiks kindlasti toetada. Et enne mitte liikuda nende küsimustega, kui on kõik asjaolud välja selgitatud. Nüüd, kui me räägime üleüldiselt energeetikast ja poliitikast selles valdkonnas, siis siin on väga palju puudusi. Tegelikult me oleme sellest väga palju rääkinud, et puudub suund, puudub pikaaegne strateegia. Ja kui me peaksime nagu üleüldiselt hakkama nii-öelda seadma eesmärke, siis esimene eesmärk peaks olema energiajulgeolek ja hind, kui palju see siis lõpptarbijale läheb maksma. Need tegevused, mis puudutab kogu selle roheenergia arendamist, on see siis maismaal, merel, see läheb lihtsalt liiga kalliks meile ja me oleme ju selgelt aru saanud ja Enefit Green on minu arust väga hea näide, kus siis tegelikult riigiettevõte põrus
roheenergia arendamisega ja neil ei jäänud mitte midagi muud üle, kui tulla turult ära, ehk siis aktsiaturult. Ja see on ju, kui isegi riiklik ettevõte ei saa selle tööga hakkama, siis millised ootused on meil siis erasektorile? Kus erasektor on praegu selgelt öelnud, et kui me seda roheenergiaga lähme edasi ja tõesti see on riigi tellimus, praeguse valitsuse tellimus, siis nad tahavad toetusi. Tahavad toetusi merele, tahavad toetusi maismaale ja väga suured rahad tegelikult lähevad kogu võrkude väljaehituseks, selleks, et lihtsalt toetada kogu seda roheenergiat. Ja kui panna kõik need miljardid ühte poole ja teisel poole vaadata seda põlevkivi, siis põlevkivi uuendamine, arendamine kindlasti on soodsam. Ja siin üks hea kolleeg tõi välja, et kas siis põlevkivil ei ole nagu tervise, kas nad ei väljendu siis põlevkivi kasutamine siis mõjusi tervisele või siis kas ei ole siis keskkonnamõjusi, loomulikult on. Nii roheenergia puhul kui ka siis põlevkivisektori puhul loomulikult on. Aga mida ma kindlalt väidan, kui me oleks õigel ajal juba hakanud põlevkivisektori nii-öelda uuendamisega, arendamisega pihta, siis oleks see olukord hoopis teine. Ja olukord oleks ka tunduvalt parem ka lõpptarbijale ja mitte ainult tervise ja keskkonna aspektidest lähtuvad, vaid lõpptarbijale ka elektri hinna poolest. Eesti Energia juhtki ütles, kui need põlevjaamad töötaks pidevalt 24/7, siis elektri hind oleks ka madalam, oleks saavutatav madalam tasemel, kui ta praegu on, kui kasutatakse põlevkivi. Nii et siin on hästi palju küsimusi jällegi üleval ja selge on see, et see strateegia, kui see üldse on strateegia, mida praegu siis valitsus tahab ellu viia, ei ole meie Eestile ega meie ühiskonnale kasulik. Aitäh! Suur tänu! Rohkem kõnesoove ei ole. Seega sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 569 OE lõpphääletus ja me asume selle hääletuse ettevalmistamise juurde. Enne kui me saame hääletuse juurde asuda, on käsi püsti Kalle Grünthalil. Küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, palun. Aitäh, et mul on nagu selline küsimus, et ma vaatan, et saalis on
väga vähe koalitsioonisaadikut Reformierakonnast ja Eesti 200-st. Kas on äkki antud neile mingi informatsioon, et istung on tänaseks päevaks juba lõppenud ja nad on ära läinud kõik või? Milles asi? Aitäh, hea kolleeg! Nagu te näete, istung toimub ja ma usun, et ka saalikutsung on kuulda. Aitäh! Head kolleegid, juhin tähelepanu, et selle eelnõu otsusena vastuvõtmiseks on vajalik Riigikogu koosseisu häälteenamus. Ja järgnevalt panen lõpphääletusele Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele peatada ajutiselt kõigi tuuleparkidega seoses algatatud planeeringute menetlemine edasi lükkava tähtajaga kuni ajakohastatud infraheli mõõtmiste metoodika ja selle helirõhutasemete piirväärtuste kehtestamiseni eelnõu 569 OE. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Poolt hääletas 11 Riigikogu liiget, vastu 3, erapooletuid ei ole. Eelnõu 569 OE on tagasi lükatud. Järgnevalt tänane